Kas Eesti on rikas varanduse poolest? Oleneb, mida otsida. Loomulikult kulda Eestist on väga raske leida. Aga kui nüüd võtta arheoloogilisi mälestisi, ütleme nagu hetkel see kalmekoht, siis kalmekohti on ikka päris palju. Et kindlasti avastamata on ikka väga palju veel Eestis. Avastusretk viib meid põllule. Raudpoldid, naelad, hõbepaber ja muu kilakola. Pole just palju tõotav algus detektoristi päevale, mis päädib unikaalse ehteleiuga muinasajast. See on aardejaht Raplamaal. Pinpointer, see on nüüd, ütleme, kui augu lahti kaevad, siis lähedalt otsimiseks. Minu manake 8 aastat tagasi ostsin ta, veel töötab, ei raatsi vahetada. Andreil meeldib otsida kõrvaklappidega, aga mulle eriti ei meeldi. Harjumuse asi. Ma panen nagu valjuääldi peale. Muidugi kuskil jah, kui on inimesi lähedal, siis koerad muutuvad närviliseks, aga... Väike Peeter ja suur Peeter, jah. See on sama nagu potiga, et leiad kullapoti, et 2 peale või? Ja meil on ikka nii, et kui Andrei leiab, siis ikka jagame vennalikult, aga kui mina leian, siis igaüks võtab oma. Millel hakkab hobiarheoloogi silm särama? Kui ma alustasin, siis loomulikult iga mündike, nagu me täna leidsime, see 19. sajandi münt on, loomulikult on ikkagi väga hea leid. Aga mida samm edasi, siis tekivad sul niisugused omad huvid, et mida sa otsid, nagu me täna tulime otsima, et võiks olla asjad siis kas 11. sajand või vanemad, siis täna see viimane oli minu jaoks pärl. Meil meeldibki see, et kui sa tahad niisugust adrenaliini saada, siis kui sa vaatad ajaloost kaarti, ahah, siin oli maja, 18. sajand, siin oli see, siis sa nagu lähed kohale ja sa tead, mis siin nagu ees ootab, on ju. Aga kui sa neid kaarte pole uurinud just meelega, siis lähedki vaatad, et kas mu, ütleme, see sisetunne ja kas mu oletused peavad paika. Tegelikult see sai alguse lapsepõlves, kui ma vaatasin neid Vene filme, kus näidati miinide otsimist, sõjafilmid. Ja lapsepõlves armastasin ka lugeda igasugused muinasjutte, et Eesti rahva muinasjutte, ja siis mulle mingi sari käis, et maailma rahvaste muinasjutud. Ma alati lugesin huviga ja mulle jäid meelde need kullapajad ja igasugused rahadega potid ja siis mõtlesin, et oi, et oleks mul praegu see miiniotsija, et ma oleks läinud vaatama, otsima, kus need kulla- ja rahapajad võivad olla. Ja siis tekkis selline huvi ja tunnistus, et kui ma saan täiskasvanuks, siis ma lähen ja ostan endale selle miiniotsija. No nüüd ta nimetakse metallidetektor. Et mis ma olin, et 44 aastane sain selle tulumaksu tagasi. See oli kroonide ajal veel. Ja see on hea kopsakas summa, et mis sellega saaks teha, on ju. Ja see mõte, mis pähe tuli, et ostan õige metallidetektori. Ja oli hea mõte, sellepärast, et nüüd ma olen 8 aasta juba käin selle metalliotsijaga ja see on hea hobi. Muinsuskaitseamet nagu korraldab kursusi, kus siis tulevad erinevad arheoloogid, erinevaid teemasid käsitletakse, lõhkekehad, kultuuriväärtused, kaitsealad ja nii edasi. Ja kui selle koolituse nüüd läbid, siis sul on nagu õigus esitada avaldus Muinsuskaitseametile ja Muinsuskaitseamet vaatab avalduse läbi ja siis annab sulle otsimisloa nagu aastaks, et võid aasta aega nagu otsida ja aasta lõpus jälle teed aruandluse, et mis sa oled leidnud ja siis järgmiseks aastaks saad uue loa küsida. Et siin on nii lai jõgi, et vaatan, et see oli isegi praegu on ta paadiga sõidetav. Et muinasajal võis see olla täitsa kohe kaubatee siin. Kevadel on muidugi vesi igal pool kõrge. Suur vesi, jah. Leiaks selle koha, kus küla rahvas äri tegid.
Nojah, eks need laadaplatsid on ikkagi rohkem niisugust sadamakohtade lähedal, kus nagu aktiivsem kaubavahetus käis. Täna me oleme niisuguses sisemaal, et siin on nagu ju siis kohalikud külamehed võisid äri teha. Jah. Andrei, kuule, tule suudle konna, äkki on printsess, ah? Egi laulab nii ilusti, aga piklik signaal on. Et vaatab pinpointeriga. Münt, täna esimene münt juba. Kopikas. Meil on 2 kopikat või? See on see Nikolai teine. 1870, ei näe. Varem siis on Aleksander III. Üldiselt niisugused vaskmündid kahjuks meie pinnases lähevad väga kehvalt, säilivad. Ja ma olen leidnud 1 eurose. Ma ennem ei saanud aru, mis see on, kui kodus hakkasin korralikult puhastama, vaatasin 1 euro. Et see metallid on nii kehvad ja meil need igasugused pannakse siin, eriti kus virtsa pannakse, ta sööb nii ära. Aga samas olen leidnud siin üle 1000 aasta hõberaha, võtad nagu poest, tead. 1875. Muinsuskaitse jaoks me märgime ära ta, aga loomulikult selliseid münte nad nagu endale ei taha, et nad lihtsalt märgid ära, vaatavad ja siis annavad tagasi. Kui tulla otsima, siis kõigepealt jah, ikkagi tuleb see maaomaniku luba saada. Et kui maaomanik ei luba, siis pole midagi teha, siis ei aita ükski Muinsuskaitseameti paber ega midagi. Ma just jõudsin põllu peale ja 5 minutit sõidab minu juurde ja ütleb, et kuule, et sa ei saa siin otsida, et jätad augud ja ma ütlesin, et ei, ma alles tulin. Keegi oli kaevad ja kohe kõik nagu välja jätnud. Ja nii, ma ütlesin, ma ise olin ka nii pahane, et ajasin mingi 10 auku kinni. Andrei, mul tuli ka päris terav signaal. Ilusti piiksub. Laulab, et kaeva mind. Väike asi tundub. Väike münt või? Ei ole. See on nüüd ehte katke. Pakuks sinna 11-12 sajand, aga muidugi väga kehvalt on siin mustrid näha. Siin ongi nüüd 2 asja, et mis nüüd teha, et kas nüüd otsida üles siin teised ehte katked ja jätta nad maha, et lihtsalt ära märkida. Või siis teine asi, et kui on nüüd üksik leid, siis parem see koordinaadid võtta. Käisite ringi kõrvaklapid peas. Kas siis eri metallil on nagu eri laulu ajal ka või kuidas, mis sealt kõrvaklapis kostub? Jah, see oleneb nagu metalli tihedusest või. Raud jätab sellise nagu mati hääle või selline tumedam heli on ju. Siis mida puhtam metall, ütleme seal pronks ja vask ja hõbe, need juba on nagu kõrgemad toonid. Et need laulavad heledama häälega? Just, jah, muidugi, aga ümmargune ka veel on. Ütleme, need livikurahad on need jah, sellised alumiiniumist korgid, mis on ümmargused ja nad on puhtast metallist, päris kõrge nagu protsendiga on seal see alumiinium. Nii et kuuled peaaegu nagu mündikõlinad siis, just, ja nad on nii hea heliga ja teisena mõte on kuldraha või midagi sellist on ju, et ei, aga livikurahad on. Detektoristide muidugi üks sõber on ka hõbepaber, mis annab täpselt hõbemündi signaali. Aga seekord, hõbepaberiga tegu ei ole. Siin on nagu näha niisugust talu ja seal on nagu kiviunnik ka, isegi mingi keldri varemed on siin olnud. Vana plomm, nagu nõukaaeg, kuigi neid katsaari ajal tehti juba plomme, kaup pitseeriti kinni, et olen leidnud ka niisuguseid Peetri Kindluse aegseid. See on nagu ütleme mulle mälestuseks ja rõõmuks. Muidu lähed koju, midagi ei ole, naine küsib, kus käisid. Oma esimese aarde ma leidsingi niimoodi, et mul sõber nagu tegeleb mulla sõelumisega ja siis ütles, et sõelub mulda, et ole hea, et tule otsi niisugused suuremad rauad üles, et see muidu selle sõela lõhub ära lindid. Ega see aarde otsimine on ka niimoodi, et täna siin oleme pool päeva juba käinud, pole midagi leidnud. Aga seal oli niimoodi, et üle nädala ma iga päev parkisin auto täpselt selle koha peale, kus oli üle 1000 hõbemündi all. Ja ma polnud leidnud.
ja olin seal otsinud ja ega see ei ole nii lihtne, ei tule kohe välja. Täna oleme nüüd siin ikka päris pikalt möllanud ja see koht nagu täna meiega ei kõneta, et jah, nagu andis märki, et võiks tagasi tulla, aga lähme vaatame edasi. Peale pikka väsitavat päeva tagasi teel leidsime sellise huvitava küla nagu Kalevi, et kuna me juba siis Kalevipoja asju otsime, et kuidas me siis saame Kalevi külast mööda sõita. Taga on Kultusekivi ja siin on vana Kabelimägi ja siin me võime nüüd rahulikult otsida. Nüüd kui me vaatame, et idee poolest nagu tohib siin otsida, siis järgmine etapp on maaomanikul käest küsida ja kui luba olemas, siis lähme vaatame. Maastik on jälle hästi huvitav, seeme maas ja siia me praegu otsima minna ei saa. Aga teisel pool on veel niisugune heinamaa. Vaatame, kuidas meil läheb. Ohoh, on jah, siin on... Ja, äkki õnn pöördub, Tuju läks kohe paremaks. No näita. 1573 või? Mis asja? See on see rootsikas. 2 öörine või? No nii. Päris kõva signaal oli. Ja täna on hõbe käes. Kuule, siin hakkab asi tõesti põnevaks minema. Pane siia peale, võtan koordinaadid. 1573. Oota, võta natuke pea eemale, et ta saaks need kätte kõik. Andrei Ehte-Nõel. Vaat see on juba nüüd tunduvalt konkreetsem ja arusaadavam kalmekoht. Ära sa räägi. Noh, vaata kui vinge. Aga nüüd selle jälle märgime ära ja nüüd Andrei vaatame seda kohta lähemalt, et kas siit tuleb veel midagi. Oh, kuule, siin röögib hullu moodi. See igane pürakas peab olema. Rauda on palju. Võib-olla mingi raudratas on ümargune. Oot. Kuule, siin on jah signaale. Hea, et sa Raul selle koha leidsid. See on midagi suurt vist. Vau! Näita. Tule vaata, mis siin on. Mis asi siis välja paistab siit? Aja. Tule tee pilti sellest. Vaata, mis siin on. Oppa. Ketid ju, vaata. Rinnaehe. Tuli. Raul, meil on hea koht on siin. Teate, mis see on või? See on nüüd kindel. Seljaplaat, vastukaal ju. Vaata, esimeses raamatus meil on lindal seesama ehe pandud ja see käis nüüd naistel selja peal. Ketid tulid üle õla, siin olid vahelülid ja siin olid põllekinnitused. Ja see oligi nagu niisugune vastukaal. Neid on Eestis väga vähe leitud. Nüüd on meil juba päev niimoodi läinud, et kui me nüüd siin veel vähemalt ühe asja leiame, siis on juba see, et nüüd tuleb edasi anda see arheoloogidele üle. Sest ütleme, see konkreetne asi on ikkagi väga hea leid. Vaata, selle sama nõelaga vist kinnitatigi neid. Jah. Nii et see võib olla samuti 11-12 sajand. Et võt siin ongi, et kuna siin on juba mitu asja, siis siin võib olla päris korralik, ütleme, niisugune kontekst juba hakkab looma. Ja rüüstamata õnneks. Siis on parem, kui me neid asju ära ei võta. Kui nagu seal eelmise põllu peal oli üksik leid, siis üksiku leiu peal jah, tõesti, kui muud ei tule, lihtsalt saab see ära märgitud, võid kaasa võtta. Tead, mis see on? Näita. See on meie vana tuttav ju. Jäänael. Jäänael, jah. Hobuse kabja jäänael. Mis ajast see võib olla? Samamoodi? Ta võib sama aeg olla. Paneme selle ka siia. Et see ongi nüüd see koht, kus tavainimene nüüd rõõmustaks tegelikult selle mündi peale, mis me eelmiselt põllult leidsime.
vaskmünt 1800 millegiga 2 kopikat. Aga meile teeb rõõmu selline asi, mida nagu tavaline inimene vaatab ja siis. Kui me nüüd igal pool hakkame müttama, kaevama, siis me hoopis lõhume ajalugu. Meie ülesanne ongi nagu võimalikult tervena asi nagu üle anda. Ongi jah, need ketijagaja. Vaata, muster on ka peal. Jah, et järelikult Sõled on puudu veel. Et nüüd oleme kindlad juba, et siin tegemist on kolmega on ja need asjad on laiali. Kuna on tegemist juba selliste leidudega, siis tuleb nagu ettevaatlikumalt lahti võtta. Päris tugev signaal oli. Siin ei ole. Ta on sügaval, ta on seal alla, mätta alla kuni. Valest. Siit. Jah. Kuule, mul juba adrenaliin koguneb veres. Kui me räägime sellest ehtest, siis Andrei vist sa varem pole sellist leidnud või? See on mul esimene, jah. Ja signaal on küll täitsa nagu laera pärast konservipurk siin. Või seda on olnud päris tihti. Hakkab midagi tulema. Kuule, see on ju... Aga tegelikult see on suland. Suland, pronks. Kuule, äkki oli see mingisugune põletuskalme. Ja ehted sulasid ära, põlesid ära. Seda nagu praegu ei hakkaks nagu ise puhastama. Igati väärt leid. Tänane päev on õnnestunud. Tänase päeva võib kirja panna. Jah. Peaks nüüd nagu otsimise ära lõpetama ja arheoloogiga või Muinsuskaitseametiga hakkama rääkima. Aga käed värisevad on ju. Aga tuleb ennast taltsutada. Tere Nele! Vaata, mäletad, nagu mul tuli seal Kiili lähedal selline naiste ehe see selja peal raskuse nende vahelülidega, see 11 sajand. Ja siin nüüd leidsime ka niisuguse kalmekoha, kus juba pool seda seljaraskust, ühe vahelüli, ehtenõela ja siis leidsime niisuguse suure pronksplätaka kohe näha, et põletatud ehtetükid koos. Ja nüüd on siin neid signaale on palju, et mõtleme, kuidas nüüd edasi tegutseda. Koordinaat võtsid, ütle. Aga teeme nii. Olgu, tee nii. Vaadatakse siit lähedalt kohe üks ametnik, kes tuleb kohale, kui saab. Muidugi jah, siin koha peal on väga raske nüüd hinnata selle mustri järgi, mis aeg see on. Aga ma arvan, et see on nüüd vanem, mis ma eelmine kord leidsin, et eelmine kord ta dateeriti 11–13 sajand, aga see tunduvalt nagu vanem töö on, et Hiinast neid ei tellitud. See viimane 3 aastat on olnud nagu viikingaegsete ehete ja igaste riistade, mõõkade ja ehte-nõelad, siis veel viikingaegsed noad ja päris mitmed tulnud maa seest välja. Ja siis on nagu tekkinud nagu see viikingaja huvi, et loed raamatuid ja vaatad filme ja igas internetis otsid, et missugused neil olid ehted ja sõjariisted ja mida nad kasutasid. Ja aga nüüd siis peale selle pronkskirve või puttkirve leidmist on ju, et nüüd tekkis huvi, et aga tahaks nagu midagi vanemat leida. Andrei on üle 7 aasta otsinud ja pole veel sellise leiuni jõudnud. Mul on vedanud, ma ühe korra olen leidnud sellist ehte tükke. Ja kui sa leiadki selle leiu just nagu täna tulime, et näed, Kalevi küla, vaata, mis siin on. Et sa eelnevalt nagu igasugune info puudub ja siis sa midagi leiad, see on nagu eriti niisugune. Et sa ei lähe ootustega, et siin peab nüüd midagi olema, et see nagu sobib nagu hästi. Et see on arheoloogia üldse selline nagu oletusteadus või et sa nagu oled või arvad või et kuskilt mingid infot nagu eriti ei ole. Need kohad, kus viikingid elasid, siis kaarte ei tehtud on ju. Põhiliselt ikka nagu kas mingid legendid järgi või lihtsalt juhuslikud liigud ja leiad. Arvatavasti helistab tagasi muinsuskaitse ja tahab kontakti saada. Mis käsud tulevad. Aha. Jaa. Väga hea. Aga jah, et siin, kui tulete Kalevi külasse ja siis siin kohe oleme tee ääres, et kohe on näha meid.
muinsuskaitse tuleb kohale ja öeldi, et üle pika aja on tõesti jälle selline leid, mis lõi ka arheoloogide silmad särama. Muinsuskaitse on tegelikult väga palju selleks tööd teinud, et see info jõuaks nendeni, sellepärast nagu koolitatakse, antakse need otsimisload, et see info jõuaks neile ja niimoodi samm-sammult on seal nagu koostöö läinudki tugevamaks ja nagu ei tasu karta ametnikku, et ametnikuga võiks ikka koostööd teha. Aga palju partisane on? No vaata, ega partisanide nimekirja kuskil ei avalikustata. Aga ütleme niimoodi, et hetkel Eestis on umbes 500 otsijat, kellel on ametlik muinsuskaitse luba olemas. Eeldatakse, et kuskil 5000 võiks siis olla nii-öelda neid muid otsijaid. Kasutades GPS-i võtame lihtsalt need punktid, mis nüüd kattuvad nende leiukohtadega. Et leidude puhul on oluline see kontekst just, et võimalikult täpselt saaks nagu teada. Ja aga mis sellest asjast edasi saab? Puhastatakse ja siis vältimaks nagu edasist tagunemist konserveeritakse. Praegust need asjad tulevad Muinsuskaitseametisse ja sealt siis lähevad need konservaatorite kätte, et väga võimalik, et näiteks Ajaloo instituuti Tallinnas. Aga mis siis teile jääb? Leidmisrõõm ainult? Ongi see, et me oleme selle jaoks midagi teinud. Et see asi tuli nüüd nagu. Et see teadmine? Jah, et see ongi niisugune, see ongi, miks mõni istub päev läbi jõe ääres, püüab kala, võiks ju poest osta oma 2 silku, et nii on meil ka. Mina olin ka sügavalt üllatunud, et mingi viikingiaegne iludus tuleb välja praktiliselt kühvli sügavuselt. Jah, vaata, siin on ka, maad küntakse, korjatakse kivid pealt ära ja tegelikult see pinnas kogu aeg käib ringi ja eks need tulevadki niimoodi peale kogu aeg. Ja külm lükkab ka ju metalli üles kogu aeg. Sügisel näiteks vaatad üle, võtad seal mõned signaalid välja, rohkem signaali ei ole. Lähed kevadel, võib täitsa uus pilt olla. See oleks nagu midagi oleks külvatud, nagu oleks pisut nii-öelda ehteid juurde külvatud. Lahe. Kindlasti me ei jõua kõiki neid leiukohti läbi uurida ja see ei ole ka eesmärk mitte, et parem on, kui need asjad saavad ikkagi säilida ja siis on tulevastel põlvedel ja tulevastel arheoloogidel ka nagu tööd, et eesmärk ei ole kõik kohad läbi uurida. Kui tegemist on näiteks haardeleiuga, et siis on vaja ikkagi terve haare üles võtta. Et see on selline otsustamisküsimusega. Aga kas nüüd antud juhul oleks vaja terve see ala siin arheoloogilised uuringud teha, et ma nüüd natuke kahtlen selle. Ütleme, kui mingid nii-öelda röövdetektoristid oleks üle käinud, korjanud, vaadanud, mingi suvaline pronks, et neid ei saa müüa kuskil, visatakse kuskil põllu äärde ja siis ongi, meil see pilt on, enam sa ei saa pilti kokku. Millises hinnakategoorias on röövkaubandus? No, me siin täna oleme ehteid leidnud. Sa küsid sellise inimese, kes pole ühtegi ehet maha müünud. Jaa, maha müünud ei ole, aga ikka kui oma eriala siis... Tead, ausalt öeldes ma ei tea, et kui sa vaatad nüüd tõesti neid eBay oksjoneid. Just, see ongi see, et tegelikult küsida võid kõik, sa vaatad et seal üks küsib nii palju, teine nii palju, aga kas need reaalsed tehingud ka seal hinnaklassis on, ma ei oska öelda, et see on väga karm teema tegelikult. Võib-olla peaks minema kuskile, ma ei tea, Balti jaama turule küsima. Kuidas te ajaloolase muinsuskaitsjana seda detektoristide tegevust hindate? On nad teile abimehed või vaenlased? Ütleme, sellisele juhul, nagu me praegust siia oleme sattunud, on see loomulikult täiendav meie ajalooteadmistele. Tegemist on inimestega, kes on vastava koolituse saanud, seaduskuulekult vastavad load võtnud, ka selle info nagu edastanud, mille nad oma käikudega on leidnud. Ja selline asjade käik on nagu ainult rõõmuks.
nii-öelda see negatiivne pool, olete te ka oma tegevuses nagu tundnud, et et see teeb palju kurja või? See on loomulikult probleemiks, et tõenäoliselt osa infot läheb lihtsalt kaduma, et see on meie ühine ajalugu ja just seda, mis saadakse selliste otsimisretketega põllult, et seda olukorda, nagu meil täna siin oli, et seda ei enam mitte kunagi enam taastada. Et see on see hetk ja see info, mis on läinud. Ja kui seda ei tallatata, siis on ta ka ajaloo uurimise jaoks kadunud. Mälestus jääb ja fotod ka jäävad. Ja siis ma pärast saan enda ilusad pildid panna kusagil Facebooki üles või midagi sellist. Loomulikult meil kohta ei ütle, kus see leitud on. Aga lihtsalt saab jagada oma rõõmu teistega. Ja emotsioonid, see adrenaliinilaks, nagu öeldakse, kutsutakse, et siis kui midagi leiad, et vau, siis on selline värin sees, et kohe nii hea, et mis see on, kas tõesti on mingisugune koht, mida keegi veel ei tea, nagu täna oligi siin. See ei ole odav hobi. See ei ole odav hobi. Ja mida rohkem neid erinevaid leide nagu ära korjatakse, seda parema tehnikaga sa pead peale minema, et midagigi leida. See, et te siin praegu fikseerisite need märgid, koordinaadid, kus üks või teine asi oli august välja kaevatud, mis pilti see aitab teil luua? No, see on nüüd alles selle tee või töö algus. See on selline vähim, mida saab koha peal teha praegust, et võtta nende leidude koordinaadid, pärast nad vastavasse andmebaasi kanda, kaardilt vaadata, kas sealt on mingisugust mustrit võimalik välja lugeda. See oli selle tegevuse mõte praegust. Et ega selle napi info põhjal nüüd väga suuri järeldusi teha ei saa, aga see on nagu lähteandmed järgnevaks tegevuseks. Vajalik. Jah, ilmselgelt vajalik. Me võime rääkida rahalisest väärtusest, või võime rääkida ajaloolisest väärtusest. Ja see rahaline väärtus hakkab nagu tagaplaanile jääma, sest tegelikult, kui me võtame nüüd selle ajaloolise väärtuse, siis kui me nüüd lähme leiutasu juurde, siis siin ei ole nagu erilist leiutasu, et ei ole suur leiutasu. Kui sa leiad näiteks mündiaarde, seal on juba mingid turuhinnad tekkinud, seal on nagu see leiutasu suurem, et mina pigem vaatan just seda väärtust, mis tekib nagu ajalooli poolt. Aga muidugi, mis me siin jälle Andreiga tegime, kus Andrei oli esimene, oli nüüd see umbes 3000 aastat vana pronks puttkirves, pronksist puttkirves. Ja see oli nüüd päris tõsine leid, et Eestis on siiamaani leitud üks terve ja üks poolik. Et siin me panime nagu enda poolt ajalise rekordi 3000 aastat tagasi. Et meil ongi nagu see, et annaks kirves ka signaali, küll oleks hea. Millal järgmine minek on? Täna on reede, homme, laupäev hommik ja ma praegu mõtlen, et Rapla kant mulle meeldib, et ma vist lähen kuskil siia kanti lähedale, paarikümne kilomeetri raadiusse.